Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna räägime sellest, mida õpetaja võiks teada tehisintellektist. Ja ma siis pigem räägin võib-olla natukene teoreetilisemalt isegi ja näitan vähem keskkondi. Ja teemadeks võtaks korra ette selle mõiste, vaataks natukene ajalugu, räägiks keelemudelitest, viipadest, hallutsineerimisest, kallutatusest ja joondumisest ja sellest, kuidas siis AI on seotud õpilastega ja natukene lisaks juurde ka autoriõiguse teemat. Nii et hakkame pihta ja ma loodan, et teil on põnev. Esimene asi üldse nüüd mõiste, mis on tehisintellekt. Et tehisintellektil on väga palju sünonüüme, et küll kasutatakse sellist lühendit nagu TI, mis on siis tulnud eesti keeles tehisintellektist. Artificial intelligence on see inglise keeles, AI, ja kui ma selle siis ära tõlgin, siis tegelikult on siis tegemist inimese loodud mõistusega, otsetõlkes ja mõnikord eesti keeles öeldakse selle kohta ka kratt näiteks. Ja tehisintellekti võiks siis jagada just selle põhjal, et kui intelligentne ta on, kolmeks on kitsas tehisintellekt. See siis suudab täita kindlaid etteantud ülesandeid, näiteks teha mingisuguse, genereerida pildi või joonise või luua teksti. Ja see on ka praegu olemas, nii et seda me kasutame. Siis on üldine tehisintellekt. Üldine tehisintellekt peaks suutma mõelda juba inimese tasemel ja siis me võiks öelda, et see on nagu tehislik inimaju. Seda veel olemas ei ole. Ja palju on räägitud ka superintellektist, mis siis tegelikult on targem kui inimene. Nii et seda, kuhu see lõpuks areneb, seda me muidugi ei tea. Ja kui me nüüd natuke räägime ajaloost, sest natukene võiks ikkagi rääkida, siis kui me aastatest räägime, siis ütleme sellisest asjast, et masinad võiks rääkida või teha, sellest on ju ka igal pool muinasjuttudes juba päris ammu räägitud, aga kui me võtame nüüd teaduse poole pealt, siis kõik mõnes mõttes sai alguse 1950, kui siis Alan Turing mõtles siis välja sellise ülesande, et kui inimene räägib siis arvuti ja teise inimesega, et kas ta suudab aru saada, kellega ta vestleb ja et kui ta ei suuda aru saada, siis arvuti on nagu võitnud ja me saame öelda, et arvuti on võimeline mõtlema nagu inimene, nii et ta nagu sõnastas ära selle, et kuidas see asi peaks siis toimima. 1956. aastal võeti kasutusele tehisintellekti mõiste. Ja see mõiste tuli tegelikult kasutusele siis ühes suvekoolis, juba 1955. Hakkasid teadlased nagu John McCarthy oma partneritega sellest siis rääkima, aga 1956 siis ametlikult nad otsustasid, et vot nüüd on see mõiste olemas. Ja siis läks see suur areng lahti, et tegelikult 1961 tehti juba üks selline robot, Unimate oli ta nimi, mis pani autosid keevitas sellisel tõesti tehases. 1964 tuli esimene juturobot, Eliza, ta oli küll väga algeline, eks ole, aga et midagi ta ikkagi rääkis. Ja vot siis saabus AI talv. See AI talv tähendab tegelikult seda, et kadusid ära nagu sellised suured rahastused ja kui alguses olid kõik nagu väga nagu hoos, et nii tore, et see tehisintellekt on ja tuleb, siis millegi pärast siis sellel ajal nad enam tehisintellekti nii palju ei uskunud ja seda arendati küll, aga ütleme enam mitte nii kiirelt ja nii suures mahus. Ja siis, kui me lähme nüüd edasi siin mõnede programmidega, et näete, 1985 juba tuli selline esimene joonistusprogramm, Aaron, hästi lihtne, 1986 esimene isesõitev auto ja siis oli jälle väike sellise talveperiood, et 1987–1993 nimetatakse jälle AI talv ja üheks põhjuseks oli ka see, et tegelikult see arvutite arvutusvõimsus ei olnud nii suur, nagu siis tehisintellekt seda vajas, et ütleme siis tehnoloogia jäi natukene jalgu ja siis ka loomulikult ka rahastused. Aga 1997 on ka üks märgiline aasta, sest sellel aastal esimest korda kõige targem arvuti tollel hetkel Deep Blue võitis males kõige targemat
siis maailmameistrit Garri Kasparovit, nad mängisid, kõiki partiisid ei võitnud, aga üldkokkuvõttes võitis ja seda peetakse märgiliseks. Et 97 me saame öelda, et ühes programmis oli siis arvuti targem maailma kõige targemast inimesest. Ja siis juba hakkas jälle lahti minema 2006, näiteks ta läks sotsiaalmeediasse, Facebookis hakati teda kasutama, et mis reklaame näidata ja kasutajaid uurima ja Twitterisse ja nii edasi. Ja näiteks 2011 tuli välja selline lahendus nagu Apple'il nagu Siri. Et see oli siis selline virtuaalne assistent, et ma räägin telefoniga, siis ta teeb midagi, eks ole. Ja 2020 tuli välja siis esimene keelemudel GPT-3, mis oli siis juba nagu selline tõsiseltvõetavam. See ei tähenda, et enne midagi ei tehtud, loomulikult tehti. 2021 tuli välja Dalle. Dalle on siis tegelikult selline joonistuskeskkond, kus mina siis annan sisendi ja siis keskkond joonistab mulle pildi. Ja tõsiselt suur murrang oligi siis aastal 2022, mida loetakse siis ChatGPT väljatulekuks ja kus siis toimus selline tohutu plahvatus. Nii, need ütlen juba ette ka, et need joonised ma koostasin tegelikult ka AI abil, selleks oli Napkin AI. Ja nüüd ma toon sisse ka sellise mõiste nagu loov tehisintellekt, et tegelikult see nagu selline suur muudatus, kuidas inimesed hakkasid seda ka rohkem kasutama, oli see, et ta hakkas nagu tootma uut sisu. Et kui loovus on uue sisu tootmine, siis see tähendab seda, et kui ma näiteks ütlen nüüd talle, et näiteks tee lipp roheline, valge, lilla ja logo oleks siis GAG logo, siis ta loob sellise logo mulle ja see on unikaalne, et seda nagu enne olnud ei ole. Inglise keeles siis generative oli selle loova tehisintellekti nimetus. Ja kui ma siis vaatan siin erinevaid AI lahendusi, siis eks ole, need virtuaalsed assistendid nagu Siri või näiteks otsingumootoritest te näete, kuidas ta pakub sõnu. Lähete YouTube'i videoid vaatama ja ta kohe hakkab teile pakkuma, mida te võiks vaadata. Isesõitvad autod. Ja vot siis need loovad tehisintellekti tööriistad, Copilot, Dalle, Gemini, ChatGPT. Et see on nüüd see, millest me võib-olla natukene rohkem räägime. Aga mis see juturobot on üldse? Et juturobot, eesti keeles ka tekstirobot ehk chatbot, siis juturobot on arvutiprogramm, mis simuleerib arukat vestlust. Et see on nüüd mul lühendatud siis sellisest Wikipedia definitsioonist, aga just see sõna simuleerib on siin hästi oluline, et ta ei tea midagi, vaid ta teeskleb, et ta on nagu tark ja saab aru meist, aga seal taga teadmisi ei ole. Ja mõisted on ka tegelikult hästi olulised, sellepärast et tihti, kui inimesed räägivad tehisintellektist, siis nad ütlevad, see on ju see ChatGPT. ChatGPT tegelikult ei ole tehisintellekti sünonüüm. ChatGPT on juturobot ja ta on juturobot, mille lõi ettevõte, mille nimi oli OpenAI ja see juturobot, miks ta just on ChatGPT. Chat on, eks ole, vestlema, aga ta põhineb siis keelemudelitel GPT 3.5 ja 4 ja seda arendatakse kogu aeg edasi, nii et meil on siis ettevõtted, kes midagi arendavad, nii näiteks Google arendas välja keelemudeli Gemini ja tegi siis ka juturoboti selle nimelise ja see juturobot siis on tal toode või Microsoft näiteks, tema kasutas nüüd OpenAI keelemudelit ja tegi Copiloti juturoboti. Ja siis näiteks õpilased kasutavad väga palju Snapchati, et Snapchat kuulub siis sellisele firmale nagu Snap, ja vaadake, nemad on nüüd kasutanud erinevaid keelemudeleid, et luua siis oma selle programmi sisse juturobot MyAI või MyAI, kui ma siis tahaks eesti keeles öelda. Nii et need mõisted on olulised, me peame alati teadma, ChatGPT on juturobot, GPT-4 on näiteks siis keelemudel. Ja natuke ka, kuidas seda keelemudelit treenitakse, see on muidugi keeruline, aga ma proovin selle hästi lihtsaks teha. Et esimene asi, mida mul on vaja andmeid. Ja need andmed, nad võivad olla, mis teeb nagu elu lihtsaks, on see, et tegelikult ju internet on meie poolt loodud andmeid täis. Nad võivad olla mingid Wikipedia artiklid, YouTube'i videod, ükskõik mis asjad. Ma võtan mingid andmed, puhastan nad ära, valin seejärel välja mudeli ja treenimisviisi. Neid mudeleid on väga palju, ma siia sisse üldse praegu ei lähe. Siis ma hakkan seda mudelit treenima
ja seal võib ka olla niimoodi, et see mudel tegelikult on võimeline ka ise õppima ja siis ma hindan ja testin teda. Ma toon näite ka, et näiteks, et ma sisestan talle lause, kassi haistmisvõime on 14 korda parem kui, ja kas ta suudab nüüd mul siis ennustada, et mis oleks siis see järgmine sõna. Eks ole, et ta on kasutanud niivõrd palju erinevaid andmeid, et ta peaks nagu tõenäosusega võtma, et see järgmine sõna siis peaks olema see inimene. Ja kui ta siis töötab see mudel, siis ma võin teda nüüd kasutada mingi toote loomiseks. Kui ta nüüd ei tööta, pean ma teda veel kord siis treenima hakkama, nii et see on selline pikk protsess. Ja põhimõte ongi siis seal kasutatakse ka selliseid, nimetatakse neid siis neid tehisliikeks närvivõrkudeks, et siin on ka üks näide, taeva värv on. Nii ma panen siis talle sisse ja siis tema arvutab ja ütleb, et see on sinine. Nii et me ütleme niimoodi, et tegelikult keelemudel ei tea, ta kas ennustab, ennustab ei ole eesti keeles hea sõna, sellepärast see toob teile kohe sellise klaaskuuli ette, eks ole, aga ta tegelikult ennustab, genereerib, arvutab, mis tuleb järgmisena, et mis on kõige tõenäolisem, mis on järgmine sõna. Ja seda ennustamist te näete ka näiteks Google'is, et kui te hakkate Google'isse mingisugust teksti sisestama, siis te näete, kuidas ta ennustab seda järgmist sõna seal. Aga nüüd 3 hästi olulist mõistet, mis on seotud AI-ga ja mis teevad selle kasutamise natuke problemaatiliseks. Üks on siis hallutsineerimine, teine kallutatus ja joondumine. Alustame hallutsineerimisest. Nii nagu see sõna ise ütleb, siis see tegelikult siis tähendab valeinfo loomist. Ja põhjus on selles, et tegelikult tal ei ole teadmisi AI-l, vaid ta genereerib need algoritmide põhjal ja ta annab kõige tõenäolisema vastuse. Ja siin on nagu näide ka näiteks, et kui ma küsin AI käest, et miks Pipi Karlssonile külla läks, siis ta ei ütle mulle, et Pipi ei läinud, vaid ta hakkab rääkima mulle, et Pipi läks külla seikluste ja lõbusa aja veetmiseks, eks ole. Et ta, kui ta annab mulle sellise vastuse ja kui ma ei ole piisavalt tark, siis ta nagu mõnes mõttes, eks ole, toodab mulle valeinfot, eks ole. Aga mõnikord ta võib ka vastata nii, et kui näiteks ma küsin, mis on minu ema nimi, siis ta ütleb küll, et vabandust, et ma ei tea. Ja vaat seal ongi see probleem, et mõnel hetkel ta ütleb, et ta tegelikult ei tea ja see ema nimi võib olla ükskõik mis, aga väga paljudel juhtudel ta hakkab lihtsalt hallutsineerima ja kui te pärast ütlete talle, et aga tegelikult Pipi ei tundnud Karlssonit, siis ta vastab, jaa, sul on õigus, Pipi ei tundnud Karlssonit. Sest et tuletame veel kord meelde, et ta simuleerib vestlust, tal ei ole teadmisi, nii et hallutsineerimine on päris suur probleem ja eriti just õpilastega kasutades, sest nendel ei ole veel selliseid teadmisi, et seda siis ära tunda. Teiseks suureks probleemiks on kallutatus. Bias inglise keeles ja see tähendab, et kuna teda on treenitud andmete põhjal, siis vastus lähtub enamusest, et ta vastab selliselt, et selle tõttu võivad kannatada vähemused. Ja kuna ta otsib seda tõenäosust, siis need vastused on näiteks, et kui ma küsin, et kirjuta mulle lugu ühest haiglaõest, siis näete, see haiglaõde on kohe nimega Laura, tegemist on naisterahvaga ja kui ma ütlen, et kirjuta mulle lugu autojuhist, siis see autojuht on alati Mart. Nii et selles osas loetakse nagu seda ka selliseks probleemiks, et ta on kallutatud siis enamuse poole ja vähemusi ei arvesta. Ja kolmas probleem on joondumine, alignment. See võib teile tunduda, et kuidas see siis on probleem. Et tegelikult, eks ole, et need keelemudelid, mis on ametlikult välja tulnud, nad on treenitud eetiliseks ja heaks, sest ega tegelikult arvuti ei tea, mis on halb või hea. Tal ei ole emotsioone ja me peame talle tegelikult ütlema, et mis on halb ja mis on hea. Ja näiteks, kui me küsime ta käest, et kuidas spikerdada, siis praegu ta vastab mulle, et see ei ole hea ja ära seda parem tee. Või näiteks, kui ma küsin tema käest, et kuidas poest kommi varastada, siis ta samamoodi ütleb mulle, et ei, ära seda tee, sellepärast, et see ei ole eetiline. Aga ta ei ütle mulle mitte seda sellepärast, et ta teaks, vaid ta on niimoodi treenitud. Aga kui ma näiteks muudan oma küsimust ja küsin hoopis, et ma olen õpetaja ja tahaksin teada, kuidas õpilased spikerdavad, siis ta annab mulle kohe erinevaid võimalusi ja asju. Ja siin see ohukoht on nüüd selles, et kui tehisintellekti on võimalik treenida heaks,
siis tegelikult on ju teda ka võimalik treenida halvaks. Nii et õpilastega tuleb jälle sellest rääkida. Nüüd mõned mõisted ka. Et kui mina hakkan nüüd mõne juturobotiga rääkima, siis see tekst, mida mina sinna sisestan, seda kutsutakse promptiks. Prompt on inglise keelest tulnud, aga tal on ka väga ilus eestikeelne sõna ja see tähendab viip siis. Prompt ehk viip. Ja käänatakse siis viip, viiba, viipa. Nii et kui ma lähen kuhugi keskkonda, näiteks teen ChatGPT lahti, siis ma sisestan sinna viiba. See ei ole mingi küsimusega midagi, vaid selle nimi on viip või prompt, nii et valige välja, kumb sõna teile rohkem meeldib. Ja tegelikult viiba kirjutamine ei ole sugugi ka nii lihtne, et seda peab harjutama, seda peavad harjutama õpetajad, seda peavad harjutama õpilased ja ma pean alati mõtlema, et kuidas ma selle kirjutan, et ma saaksin selle endale sobiva vastuse siis kätte. Ja siin on nüüd näide ka tehtud, et ma peaks kõigepealt kirjutama, kes ma olen, see on see minu profiil. Ma olen nõustaja, kes õpetab ajajuhtimist, siis mis mu eesmärk on, eks ole, et ma tahan uurida, kuidas nad oma tegevusi planeerivad, anda neile nõu, kuidas seda paremini teha, siis mis see kontekst on, et õpilased ei oska oma aega planeerida, siis kes see publik on, et tasuks alati öelda, kas need on algklassi õpilased, täiskasvanud, mis on see lähenemine, et tihti näiteks, kui ma mingit töölehte hakkan looma, siis ma ju ka ütlen, et mida ma tahan, mitu harjutust seal on või kuidas see asi võiks olla või ja viimane on siis piirangud, et kas on mingisugused piirangud, on mul näiteks erivajadusega õpilane klassis või ma tahaksin näiteks, et see oleks mingisuguse teemaga ainult seotud või ta kasutaks ühte või teist. Nii et viiba kirjutamisel, kui teie neid kirjutate, siis ka alati mõelge nende asjade peale ja te jõuate nagu kiiremini hea tulemuseni. Nüüd alaealised ja tehisintellekt, et tegelikult õpilased muide kasutavad tehisintellekti väga palju. Nägin just, et näiteks ChatGPT 7. klassis täiesti kasutatav ja mingit probleemi nendel ei ole, aga tegelikult neil ei tohiks seda kontot olla, sest enamasti need tehisintellekti keskkonnad on tehtud selliselt, et nad ei sobi alaealistele. Ja seal öeldakse nii, et 13–18, nüüd oleneb jälle keskkonnast, peaks olema siis vanema loaga ja nad ütlevad otse välja, meie keskkond on mõeldud 18+ aastastele ja seda tuleb ka lastele öelda. Ja siin on nüüd ka, et mis need probleemid siis on, et üks asi on turvalisus. Need paljud keskkonnad koguvad andmeid, need vastused salvestuvad, tihti nende andmete kaudu nad treenivad neid keskkondi edasi. Siis me mitte kunagi ei tea, missuguse vastuse me saame. Me ei saa seda kontrollida, mida ta vastab. Ja iga kord me võime ühte ja sama küsimus sisestada ühele ja samale juturobotile. Me oleme seda õpilastega proovinud. Ta vastab alati erinevalt. Nii et me ei saa garanteerida, et see vastus tuleb õppija jaoks sobiv. Ja tegelikult ka see vastutuse küsimus, et kui õppija sinna midagi sisestab, mingeid isiklikke andmeid, siis tegelikult nemad ei ole võimelised vastutama. Ja siis tekib seadustega selline olukord, et tegelikult seadused väga kaitsevad lapsi, aga sellises olukorras nad ei suuda seda teha. Nii et me peame õpilastega tegelikult ka rääkima, nad muide ei teadnud. Kui ma küsisin, miks teil ei tohi olla ChatGPT kontot, siis nad hakkavad rääkima sellest, et kuidas nad ei õpi seetõttu ja nii edasi, aga tegelikult on seal mured hoopis teised ja sellest on vaja lastega rääkida. Aga tegelikult ei ole sugugi nii, et siis ma ei saagi õpilastega mingisuguseid juturoboteid kasutada. Saab küll. On sellised juturobotid, kus ei ole kontot ja need ei salvesta andmeid. Ma panin siin 2 tükki, mis sobivad väga hästi ka algklassidele. Codebreaker Edu ja Kids ChatGPT. Nad võib-olla ei ole nii võimekad, aga näiteks need vastused, mida mina siin näitasin teile seal hallutsineerimise ja joondumisega ja nendega asjadega seoses, need olid kõik siis küsitud Codebreakeri keskkonnas. Ja õpilastele öelda, et me lihtsalt sinna minna ei saa, et see ei ole nagu ka õige. Ja kui teil on natuke vanemad õpilased, siis on neid keskkondi veel, kuhu ma ei pea tingimata kontot tegema. Üks päris tore keskkond on Perplexity, mis annab ka lingid,
kus see vastus on leitud, aga jällegi, ta tegelikult ei leia vastust, vaid ta lihtsalt ütleb, et vaadake sealt veel, ta genereerib. Nii et kuigi on lingid kõrval, siis sinna linkide peale peaks ikkagi klõpsama ja minema vaatama, et nagu kahtle kõiges, eks ole. Ja siis on veel UCOM ja iAsk ja Copilot, Microsofti oma, lubab ka mingil viisil natuke tasuta teha. Ja selle pildi saab nagu ette ja neid keskkondi muidugi tuleb ja läheb, nii et hoidke silmad lahti, aga jälgige, et õpilased ei paneks sinna mingisuguseid selliseid tundlikke andmeid ja et nad ei teeks kontosid sinna, kuhu nad tegelikult kontot teha ei tohi. Autoriõigus ja AI. Kes on siis autor? Kui AI vastab, juturobot vastab, et siis tegelikult autoriõiguse seaduse järgi on autor ainult inimene või siis inimesed. See tähendab, ma ei saa öelda, et programm on autor. Aga probleem on siin ka selles ju, et seadused on kirjutatud enne ja väga tihti on niimoodi, et seadus tuleb ja siis ta peab muutuma, sest et maailm areneb. Ja praeguse hetke järgi on niimoodi, et autor ongi see, kes arvutile käsu andis midagi teha. Et mina ütlen, et joonista pilt rebasest, siis nagu mina peaks seaduse järgi olema siis selle pildi autor. Aga öeldakse ka seda, et mis siis, et seadust ei ole. Tuleks alati viidata, mille abil see teos loodi. Et te nägite ka, mul eespool oli, et kui ma olin kasutanud AI-d, ma olin alla kirjutanud, et Napkin AI abil loodud. Üheks võimaluseks peetakse seda, et võib-olla peaks tegema nii, et kui AI on loonud mingid pildid või tekstid, siis nad on automaatselt avalikus omandis, public domain, et kõik võiksid neid siis kasutada. Aga see praegu seaduse järgi seda veel niimoodi kirjas ei ole. Ja väga paljud autorid, eriti kunstnikud, on süüdistanud ka AI arendajaid, et tegelikult on kasutatud nende pilte AI treenimiseks ja nende luba ei ole küsitud. Näiteks on võetud Instagrami pilte ja treenitud sellega AI-d. Nüüd natuke üks asi veel, millest tasuks õpilastega rääkida. Ja see on siis see, et tegelikult tehisintellekti kasutamine, nii juturobotite, pildigeneraatorite kasutamine võtab väga palju energiat. Ja siia ma panin näiteks sellise siis, ma ei ole kindel, et see täpselt nii on, aga ta võib-olla illustreerib, et kas sa teadsid, et selle pildi genereerimine võttis tehisintellektilt sama palju energiat kui ühe nutitelefoni täislaadimine. See on Canva AI-s on see pilt tehtud, aga sellest tasuks rääkida, et kui on nagu mul valik, kas ma guugeldan või kasutan AI-d, siis energiasäästlikum on guugeldada. Aga samas me ei saa jälle AI-d jätta ka üldse kasutamata, sellepärast et maailm sinna areneb. Tehisintellekt on tulnud väga paljudesse keskkondadesse sisse ja me ei saa nagu eitada seda, aga seda tuleb teha mõistlikkuse piirides. Selle tõttu me räägimegi, kuidas viipa kirjutada ja mida arvestada, et me ei peaks neid asju siis nagu üle kasutama. Ja õpilaste vaates veel tuleks rääkida sellest, et nad ei teeks AI-st endale karku. Ja see AI-st kargu tegemine tähendab seda, et AI kipub tegema nende eest ära ülesandeid. Annate teha luuletuse, juba ta on lasknud selle AI-le ära teha. Või matemaatikas näiteks tekstülesanne, juba ta sisestab ja hakkab sellega tegema. Aga tegelikult tuleb õpilastele ka näidata, et kuidas see mõistlik kasutamine on. Et näiteks hakkangi kirjutama luuletust, küsin ideid, et kuule, et kas sa annaks mulle, millest ma võiksin kirjutada. Või ülesande puhul ka ma peaksin kõigepealt ise proovima seda ülesannet lahendada. Et ma proovin seda lahendada ja siis, kui mul ei õnnestu, ma küsin abi. Ja muide ka paljud õpetajad on öelnud, et mõnes mõttes on juba AI-st nagu ka nendele saanud kark, sellepärast et nad iga mõtte puhul või iga sellise vajaduse puhul pöörduvad kohe sinna ja siis see oma aju jääb natukene arendamata, et me peame andma oma ajule ka aega lahendada asju. Et see tegelikult lahendus ei sünnigi selle mõtlemise käigus tihti, vaid just siis, kui me jätame ta natukene rahule, võib-olla teeme väikse jalutuskäigu või mingi muu tegevuse ja ma arvan, et igaüks on tajunud seda, et kuidas nagu äkki tuleb see lahendus meieni. Ja vot see ongi see selline meie sellise aju omapära, et me peame talle andma aega ja kasutama mõistlikult AI-d. Ärge tehke AI-st endale karku. Tegelikult on väga palju erinevaid materjale veel uurimiseks, mida AI kohta vaadata ja teha, et terve internet on täis. Aga ma panin siia esitlusse ka, et siit saate ka pärast neid linke proovida ja vaadata.
aga ma loodan, et te saite natukene uut infot ja targemaks, sest et tegelikult ega see AI meie elust ei kao. Me peame õppima sellega elama, seda mõistlikult kasutama ja sellega enda kasuks tööle panema.